stuudios on tore ja vaimse tervise kuuga jätkame. Seega ka teemad on natuke sellega seotud, kuigi need on ju ajatud ja ükskõik mis ajal võib rääkida vaimsest tervisest, ükskõik mis nurga alt. Ja meie tahame ka täna ühe nurga alt rääkida, aga sinna jõuame siis kõik koos. Mina olen Tore Marju ja mina saan öelda päriselt ka sellist lauset. Minu töö on tore. Pole väga paljusid, kes nii saab öelda. Tegelikult ilmselt saavad ikkagi päris paljud öelda. Aga sinu tööni me jõuame hiljem. Minul on üle pika aja külas tore vilistlane. Väga hea meel on mul selle üle, sest et ammu pole käinud vilistlased. Ja Eija, tere! Tere! Hüppame sinuga tegelikult kohe sinna. Kui sa oled vilistlane, siis see tähendab, et sa käisid kunagi tores. Hüppame siis sinna kooli aega. Mis koolis sina olid torekas ja kui ammu see oli? Torega ma alustasin Antslas, Antsla gümnaasiumis. See on siis väike linnakene Kagu-Eesti nurgas. Alustasin... Väike linnakene, aga minu meelest kool on päris suur. Enam võib-olla mitte, et kunagi nii-öelda omadel aegadel oli seal ikka 300-400 inimest kindlasti, et nüüdseks on tõenäoliselt see arv juba väiksem. Ja sina käisid seal koolis ja... Mina käisin seal koolis, Torega ma olin seotud sisuliselt algklassidest saati, sest et minu enda õde oli torekas, kes oli minust 10 aastat vanem. Ja ühtlasi meie tore juhendaja oli ühtlasi ka minu ema kolleeg. Ehk siis otsapidi ma olen Torega seotud olnud, ma ei teagi, mis ajast. aga vaatasin järgi, et ametlikult peaks olema ilmselt aastast 2011. Jah, liikmeks astusid siis? Jah. Just. See on meil registris näha. et sellisel ajal sina astusid liikmeks. Ja aga kui sa nüüd nii pikalt olid, siis kirjelda natukene, et mis see sinu jaoks tähendas see tore? Sest et see tõesti pikk aeg esiteks koolis, aga see ei olegi läbi mõnes mõttes veel, aga sellegi me veel jõuame. Et mis see tore sinu jaoks tähendab siis? Ma arvan, et esialgu, kui ma olin selles nii-öelda nooremas vanuserühmas või nii-öelda väike põngerjas veel, siis see oli lihtsalt selline vahva koht, kus kokku saada, mängida, lihtsalt suhelda. Et see suurem kontseptsioon selle taha tuli tõenäoliselt natukene hiljem. Et siis, kui said nagu aru, kuidas tore nagu tegelikult töötab, ütleme niimoodi, et kuidas me üritame olla toeks alati kõigile inimestele, kuidas me niimoodi krutskeid täis viisidel tegelikult inimesteni jõuame. Kui lahedalt sa praegu ütlesid. Krutskeid täis viisidel inimesteni jõuame. Mis sa sellega mõtled? Näiteks meil olid mänguvahetunnid. Et see oli täpselt selline aeg, kus me üritasime mitte jätta kedagi nii-öelda maha. Et kõik osalesid alati nendes mängudes. Kõigil oli alati nii-öelda oma roll mängida selles. Ja nii-öelda lihtsalt tänu sellele nii-öelda selles hetkes olemisega me tegelikult aitasime neil sellest koolistressist nii-öelda korraks nagu välja saada. Et näha, et tegelikult me ümberringi maailm on täitsa ilus, täitsa tore. Jah. Ja praegu ma panin tähele tõesti sellist märkamise tugevat suunda. Mis sa muidu enda puhul märkasid? Et see oli niisugune väljaspoole teistele suunatud märkamine, aga mis sa enda puhul märkasid? Ma arvan, et ma enda puhul märkasin seda, et mul oli alati olemas mingisugune tugiring, ütleme niimoodi. Lihtsas laias laastus, et kõik need teised torekad
nad olid toredad inimesed, et sul oli alati see sõprusringkond ümberringi olemas, kellega siis oma muresid ja rõõme jagada. jah, et seda oli sul vaja, see oli väga tähtis sinu jaoks selles koolieas. ja see ühtlasi täitis ka väga palju seda nii-öelda vaba aega. koolivälist ka? ja koolivälist ka, et selliseid laagreid ja olelemisi oli ju tegelikult päris palju. jah, ja miks seda üldse noorel vaja on siis? kohe niimoodi küsingi. selle jaoks ongi selle kõige jaoks, mida ma eelnevalt rääkisin, et sul on see tugiring, sul on võimalus stressist väljuda. stressist väljuda, sul on võimalus õppida väga palju meeskonnatöö kohta, üksteise toetamisest. ma arvan, et sellest täitsa piisab. sellest piisab täiesti, see on täiesti loomulik. seda tõesti väga vaja noorel inimesel. nii, siis sa lõpetasid kooli, liikusid edasi ja mõne aja pärast olid sa kõpsti tores nagu tagasi, aga siis sa olidki juba vilistlasena ja suvekoolis koolitaja rollis. tulid koolitama, sellest on ka nüüd juba mitu aastat möödas, aga ja teema oligi vaimne tervis. Ma käisin 2 korral koolitamas. Esimene kord me rääkisime sellest, kuidas toetada oma lähedast ja teisel korral me rääkisime söömishäiretest. Selline raske teema, aga üllatavalt hästi võtsid kõik noored selle teema vastu ja meil oli väga lahe diskussioon. Ja siinkohal tahab alati inimene teada, aga kuidas sa selleni jõudsid? Mismoodi siis sina selle valdkonna peale said ja kuidas sa siis teadsid, mida rääkida, miks sa just võisid siis koolitada nii-öelda, et see ei ole ju päris niisama, et lihtsalt tulen ja koolitan, et milline sinu lugu sellega seoses on? Lugu tegelikult ulatub väga kaugele, et eks minulgi oli kooli ajal omasid muresid, millega nagu ühtviisi või teistpidi sai nagu võideldud. Et sealt ma sattusin tegelikult otsapidi sellisesse ühingusse nagu Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine. Ja seal me saime tegelikult päris palju koolitust, just kuidas rääkida vaimsest tervisest, kuidas anda oma enda lugu edasi. Ja kindlasti märgiks ära seda ka, et mõlemal nendel kordadel koolitustel meil oli alati kaasas ka nii-öelda kogemusekspert. Et see oli meie jaoks hästi oluline, et me ei tule rääkima nii-öelda ainult õpikutarkusi, vaid me tuleme rääkima elust enesest inimestega, kellel on kogemused. Nii, ja sina olid see inimene, kellel olid kogemused, kas nii? Või sa olid? Mõlemad pidi selles mõttes, et esimesel korral kindlasti, et söömishäiretega ma väga palju pistmist ei ole, et seal ma olin rohkem nagu sellises lektori rollis, aga ka seda, et kuidas toetada konkreetselt siis oma lähedast, et seal kindlasti meil kõigil, kes me seal koos olime, et meil oli kogemusi, noortel oli kogemusi ja nii me üritasimegi neid suunata edasi, et kuidas teha nii, et sa ise endale haiget ei teeks ega liiga teeks ja kuidas samal ajal jällegi toetada teisi. Aga ma küsin siis niimoodi veel. Kas on võimalik praegu näiteks välja tuua siin mingisugused, ma ei tea, kuni 3 nipikest, et mismoodi siis, mida kindlasti silmas pidada oma lähedase toetamisel seoses vaimse tervisega? Üks asi, mida me kõik inimestena armastame alati teha, on nõu anda. See tuleb kuidagi nii loomulikult, et ma tean paremini, kuidas kõik käib, et teiste elu on alati lihtsam elada kui iseenda oma. Et see nipp ongi selles, et oluline on kuulata.
kuula, mida see teine inimene sulle ütleb, küsi, kas ta tahab nõu saada või mitte. Siis üks mulle hästi meelde jäänud nipp on ka see, et me armastame küsida, kas ma saan sind aidata. Kas see on jah ja ei küsimus. See on selline suletud küsimus. Et hästi lihtne on lihtsalt kohe kiiruga öelda, et ei, kõik on hästi. Mina soovitaks selle asemel küsida, kuidas ma saan sind aidata. Just rõhk sellel sõnal, kuidas. Mul tuleb praegu endaga pähe näiteks, millega ma saaksin sind aidata. See sobib ka väga hästi. Selline avatud küsimus. See annab sellele murega inimesele ka hetke mõelda, et kuidas saaksid teised inimesed mind aidata. Ja sageli tegelikult ainuüksi sellest ühest küsimusest tuleb selle inimese enda jaoks ka mingisugune nagu strateegiline plaan välja. Et nüüd ma ei ole enam ummuksis, nüüd ma kuidagi põiklen seda mööda rada nagu välja sealt sellest august. Et hakkad nägema seda perspektiivi, aga et kuidas siis ikkagi, mis see siis peaks ikkagi olema, et see aitab järjele. Ja kolmas rõhk on kindlasti ka sellel, et me ei saa teisi aidata, kui meil on enda lisaabi vaja. Ehk siis ära põleta ennast läbi sellega, et sa üritad kedagi aidata. Et sa võid öelda ei, ma ei saa sealt täna toetada, aga paku alternatiive. Näiteks, nii kolmapäeva õhtul kell 8, mul on tund aega, teeme Skype'i kõne. Näiteks. Et see on kindlasti oluline mõista seda, et sina kui abi andja ei tohi ise ennast läbi põletada. Sest sellest ei ole kellelegi kasu. Aitäh, väga selged nipid. Ja mina tahaksin kohe võtta käsiraamatu kätte, tore juhendaja käsiraamatu, sest ma tean täpselt, kus koha peal on juttu sellest suurelt ära anna nõu. Ma tean täpselt, kus kohas on juttu sellest, kuidas küsida küsimusi. Seal ei ole vaimse tervise kontekst, seal on hästi üldine kontekst, üldse inimesega kontakti saamise mõttes. Ja sama asi on ju torekate filosoofias tegelikult, et kuigi meil on sõna tugiõpilane, siis enne kõike tegeleme sellega, et me ise oleksime need toimivad tüübid, kellel ei olegi otsast päästus, muidu me ei märkagi. Isegi me ei märka ju, kuna me pusime ise endaga. Mida siin siis veel üldse abipakkumisest rääkida, eks ole? Ja 100% nõustada. Nii et see on hea nagu siuke baasiline alus, eks ju, mis iganes teema juurde siis sattuda tegelikult, siis on see haakimispind nagu hästi hea kohe sinna juurde. Ja kindlasti sul oli palju seda muud informatsiooni kõikidest võimalikest vaimse tervisega seotud probleemidest, mida siis. Aga jah, et tõesti need baasilised asjad aitavad selle juba. Ja need on tegelikult sellised, ma ütleks, lihtsad tõed, aga need on ka sellised tõed, mida me kõik peaksime aeg-ajalt endale meelde tuletada. Jah, igas kontekstis. Et praegu siin ta kõlab niimoodi, eks, aga on kindlasti veel palju kohti, kus on täpselt samad põhimõtted ja siis on hea neid jälle üle korrata. Et aitäh sulle selle meeldetuletuse eest meile kõigile. Niimoodi. Ja siis, kas oleks veel midagi? Kas sul tuli kohe nii ilusasti, sa oled tegelenud asjaga, on ju? Reaalselt, kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada siin? Mina ise ütlesin piiri 3, aga võib-olla sul tuli veel mõni. Neid sellised väiksed tähelepanekuid on kindlasti veel ja kindlasti, mida ma paneks kõigile südamele, on see, et sina ei pea olema nii-öelda see ainus tugipost, et alati küsi ise abi ja suuna abivajaja kaabini. Et see võib tähendada ka selliseid, nii-öelda sellised väiksed samme, et
et aitad tal näiteks aja panna psühholoogi juurde või perearsti juurde. Või tegelikult see abistamine tegelikult ulatub palju-palju kaugemalegi, et teinekord, kui inimesel on raske, siis sellised igapäevaelulised asjad jäävad kuidagi tahaplaanile. Et mulle meenub üks sõber, kes rääkis sellise loo, et tema käis oma sõbrannal nõusid pesemas. Ta alati läks viis talle jäätise kokteili, läks pesi tema nõud ära ja siis läks ära. Ja see oli nii vajalik tolle küline? See oligi vajalik, et nii-öelda abi andmine ei pea alati hõlmama rääkimist. Istud kahekesi diivanil, vaatad filmi. Teinekord tänapäeval on hästi populaarne ka näiteks selline kontseptsioon nagu body doubling, mis tähendab siis seda, et selleks, et olla nii-öelda produktiivsem, sa samaaegselt oled kellegiga kõnes. Aga see kõne ei hõlma rääkimist, see on üldjuhul niimoodi, et aeg-ajalt võib-olla paar sõna vahetad, aga sa tead, et see teine inimene on sinuga samas ruumis nii-öelda, nagu mentaalses ruumis. Et teinekord see aitab inimestel natukene nagu sellist nagu keskenduda või... Mul läks endal praegu pirn põlema. Et ma sain küll öelda, et minu töö on tore inimestele, aga minu töö on tegelikult ju ongi täiesti siuke kodukontori töö, ma olen väga palju jumalast üksinda ja kui hea meel mul on ikkagi kõnede üle, mis sisse tulevad vahel ja vahel on muidugi endal mingid teised kõned ka, aga siis nagu tõesti läheb päevi, kus ei ole ka kõnesid üldse, et see jaa, mul on olnud sellist olukorda täitsa, kus keegi on, mul on lihtsalt sellel hetkel väga vaja, et ta nagu oleks lihtsalt seal, noh, täna on ju need videokõned pigem ka, et las ta siis lihtsalt olla seal videokõnes, et teeme selle koos selle kirja valmis, on ju, et ma räägin, see on kirjutav või vastupidi, et või noh, see on hea, issand, kui tore. Selle asja nimi on body doubling. Mis see? Body doubling, jaa. Ja nagu selle... See on nagu... Eesti keeles öeldes siis? Nagu keha... Tuubeldada iseennast või keha. Keha tuubeldamine. Kaaslase tuubelkaaslane. Jaa, ja selle efekt on selles mõttes hästi positiivne, et see mõjub mõlemale poolele. Et vahet ei ole, kas sa pesed seal pesu, koristad või teed koolitööd, et lihtsalt see, et sul on see teine inimene nii-öelda sinuga samas mentaalses ruumis, et see sageli motiveerib inimesi. Aitäh! Issand, kui tore, ma sain uue väljendi. Ma õppisin täna saates ühe asja. Ma ei olnud seda kuuldud. Aitäh sulle! Ja nii, aga siis okei, täna sa enam neid loenguid ei anna, eks ju? Sa oled kohe edasi liikunud ja sinu töö ei ole just läinud väga kaugele sellest, et inimesi aidata. Ta on nagu ekstra lähedale läinud, et inimesi aidata. Kus sa täna töötad? Tänasel päeval ma töötan Tallinna Kiirabis. Jah? Ja mis sa seal teed? Minu ametinimetuselt ma olen nii-öelda teine liige, et brigaadis on kokku 3 liiget. On siis esimene liige, kes on õde brigaadijuht, teine liige, kes on siis üldjuhul kas õde või erakorralise meditsiinitehnik ja siis meil on autojuht. Mina olen nüüd see teine liige, kelle ülesanne on sisuliselt protseduure teha. Ehk siis mina olen see inimene, kes valmistab ravimeid ette, manustab neid, mõõdab igasuguseid elulisi näitajaid ja nii-öelda toetan ka oma nii-öelda juhti, õdebrigaadi juhti. Ja. Ma olen näinud pealt seda situatsiooni, kuidas tullaksegi kahekesi sisse, üks hakkab küsimusi küsima, teine hakkab selle inimesega koheselt tegelema, vererõhk, näpuveri, olen, mis vaja teha, andmeid, klemmid peale, ruttu, tead, kõik andmed kiiresti, et saaks kätte, seis on ju asjadega. Et sina oled siis see? Mina olen see inimene, kes neid klemme paneb. Kui ägele. Või mis, selles mõttes, et need situatsioonid ikkagi on alati ju ikkagi hirmuäratavad sellele osalejale, kellega on midagi juhtunud. Aga jah, et siis
täiesti elupäästja oled seal teinekord? on tulnud olukord ette küll, jah. et Need jäävad meelde kindlasti. jaa, ei kindlasti, et tegelikult ongi nii, et ühel päeval, noh, ma ütleks võib-olla ümmarguselt on kuskil 10-15 kutset. Noh, mõnel päeval rohkem, mõnel päeval natuke vähem, et nii, kuidas parasjagu abivajadus on. Ja kõik sõltub ka sellest, et kui kaua me selle patsiendiga tegeleme, et teinekord läheb kauem. Et eks need sellised, ma ei taha öelda erilisemad kutsed, aga sellised võib-olla keerukamad kutsed ja võib-olla sellised harva esinevad probleemid kindlasti jäävad meelde. Et niimoodi vist ei saa küsida, et mitu elu sa päästnud oled. Sa ei loe neid enam niimoodi. Seda on raske kindlasti öelda, mitu ma konkreetselt päästnud olen. Ma tean enam-vähem arvu, mitu õnnestunud elustamist mul on olnud, et hetkel vist peaks olema, ega mul lähevad need arvud juba meelest ära, et otseselt kirja ei pane, aga ma eeldan, et vähemalt 3-4 kindlasti, et mis on sellised edukad elustamised. Ma tunnen kuidagi seda, mis tunne see võib siis olla, et tükk aega vist tuled ise sellest ka nagu. Esimestel kordadel kindlasti, et esimesed korrad on kõige šokeerivamad. Alati kõik uued asjad, millega me kokku puutume, tõstavad seda nagu stressitaset rohkem. Aga mingist hetkest sa saad aru, et sina oled ainus, kes sellel patsiendil parasjagu on. Sa annad endast parima. Jah, annad endast parima. Tore suvekooli põhiline moto läbi aastate. Et see ei ole kuhugi sinu elust veel kadunud. Igapäevaselt annad endast parima. Nagu me kõik. Ja aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa jagasid nii olulisi asju, nii ägedaid teemasid, nii vajalikku infot. Ma tahaks sinuga kohe pikemalt rääkida. Vaatajatele lehvitame, oktoober kestab, meil on hea soe siin oma teega, sõõmu-rõõmuga. Ja tulge jälle tagasi järgmisel teisipäeval, siis on mul uus külaline. Sinule edu ja jaksu ja jõudu ja ma ei tea kõike, mis veel. Aitäh, et kutsusid. Ja, tavaliselt ma lehvitan koos. Tegelikult ma olen viimasel ajal plaksu ju löönud. Palun niimoodi.